kui raske on olla sotsmeedia tegelane, ma ütlen teile ausalt, sõbrad. Tere, AZ and Chill rahvas, ma olen jõudnud Maltale. Me oleme geeniused, sest me ostsime suht hilja piletid ja me pidime mingisugune 10-tunnise layoveriga lihtsalt kuskil Itaalias olema, et siia jõuda. Aga ühesõnaga, me oleme siin ja me tulime pokkerit mängima ja ärge kellegi ole öelge, et ma pokkerit tegelikult pole mitte kunagi elus varem mänginud. Nii et see saab põnev olema. villatv.ee 3. oktoober, nagu te kõik teate, pange valmis, see tuleb fucking kõva, ei ole midagi teha, samuti merch. Ostke seda ka. Ma täna siis Maltale jõuan ja mul esimene asi postkastis on Andrei, et mis sa sellest arvad, et mida siis üks tegelane sinust ütles? Kui sa ei ole asjadega kursis, siis siin ma olen vahepeal jälle draamadesse sattunud, nagu ikka. Kusjuures mul ammu vist sellist videot teinud, kus ma lihtsalt istun ja lahken mingi sükst nagu draamat. Siis ma ei ole nagu väga jaksanud tegeleda. Viimane oligi vist äkki Justin Leo ja podcastis ma rääkisin Kristinast, aga muidu nagu niimoodi vaata varem oli Brigitte, Susanne, mingid asjad veel on ja see oli et need on päris lõbusad. Ja nüüd ma olen jälle siin. Ja siis vahepeal juhtus nüüd selline asi, et armastuse maleva, siis eelmist toojast Sander siin võttis sõna meie villa kohta ja siis ilmselgelt ma ei jäta kunagi vastust võlgu. Ja siis ma natuke kommenteerisin seda ja sealt nüüd tekkis väike draama ja nüüd ma seletakski lahti, mis toimub. Aga vaatame siis, kust kohast see kõik siis alguses sai. Oli siis selline üritus nagu armastuse maleva siis teise hooaja avapidu, kus siis ka kõik need vanad tegelinskid, kes siis esimesel hooajal olid seal kohal. Kroonika ajakirjanik Merilin Mölder tegi nendega indekat, kus ta tegi neile päris toorelt. See oli väga toores, ma kohe vaatame teiega koos. Aga ühesõnaga lihtsalt seal olid need kõik tegelinskid kohal ja muidugi oli kohal ka Sander, kes endiselt kannab veel Drive Fast, Eat Ass merchi, mis on jah juba päris surnud meem, nii et Sander on aeg see arhiividesse visata, ei ole midagi teha. Aga ühesõnaga vaatame, mis intekas see täpsemalt siis oli ja kuidas siis Sander kommenteeris meie viilasaadet. Aga ma tahtsingi seda küsida, et tavaliselt nendest rannamajadest ja asjadest sünnivad ikkagi niisugused väga tuntud nimed, keda kuidagi igal pool kajastatakse. Teil on ainult Sander, kes ei ole ka väga meeldivate asjadega kuidagi meedias olnud. Miks teist staarid ei saanud? Merilin, come on, kuidas sa niimoodi inimestelt küsid? Miks sinu staar ei saanud? Jesus Christ. Mõtle, sult küsitakse selline küsimus. Sa oledki mingi okei. Nagu nad olid täiesti lost sinu. Wow, Merilin. Kuidas saad öelda? Laura on meil kuulus TikToker. Minu on nagu väga mul on ka TikTok. Ja ma olen meeldis olnud hea asjadega. Ma läksingi nüüd sotsiaalmeediat õppima selleks, et teha oma jälgjaskonnaga midagi, et panna see enda kasuks tööle. Nii et ma arvan, et läheb natuke aega, aga küll ma tõusen ja säran. Teie? Jaan, kus sa olnud oled? Kes siis mind ei teaks? Ma kiigun, jah. Jah, kus ei tea? Sa ise jälgi meid, mulle tundub. Just, Merilin, tegemata tööna. Lähed inimese juurde, kus sa oled olnud? Kes sa veel oled? Kas sa olid ka eelmises hooajas? Tegelikult tegemist on selle saate kvaliteediga. Kui me vaatame mujalt neid rannamajasid asju, siis tegelikult on näha need osalised, neil ei ole midagi pakkuda peale selle, et nad sotsiaalmeedias saavad ennast lolliks teha, nagu ikka. Aga meie läksime sinna nagu nii-öelda üldsate eesmärkidega on ju, me ei läinud sinna kuulsust jahtima nagu mõni on ju. Et selles mõttes nagu see inimeste kvaliteet on ikka teine. Sa ei läinud kuulsust jahtima? Ei, see tuli niisama mul sülle. Ma isegi ei jaksa kuulata. No. Saate aru, siin ei ole isegi nagu vaidlus kohta. Iga inimene, kes läheb sellisesse saatesse, vahet ei ole, mis seal võidusumma on, mis iganes, sa lähed sinna tähelepanu otsima. See on simple as that. No. Täpselt sama ka meie saatesse. Nagu, sa tead eos, et see nagu tuleb üks suuremaid projekte nagu Eestis ja sa lähedki sinna selle põhjal, et sa saadki nagu tähelepanu, sa saad inimestelt seda feimi poolt ka, mis iganes on. Ükskõik, mis inimene on realitis käinud, ta on sinna läinud seda. Ma isegi ütle lihtsalt, et kuulsust jahtima on, et see ei pruugi see olla, aga see on lihtsalt see, et sa tahad tähelepanu. Sa ei lähe sinna niisama. Tõsielu saateid. Samal päeval hakkab ilmuma ka Sevakini villa, on Rannamaja, on Brigitte saade, on igasugused mingid Masterchefid ja asjad ka tulemas. Mis te arvates kõige rohkem peale jääb see sügishooaeg siis? Villa 100%, ma arvan. Loomulikult armastuse malev, mida sa küsid seda?
päris kurb, kui enda saate siis esimese hooaja osaline on mingi, ei, meie saade on suht prügi ja siis teine saade on parem. Ma arvan, isegi nagu ei mõtlenud seda läbi, ta oli mingi suht automaatselt nagu ütles lihtsalt, et mingi, et ei, Villa, ja siis kõik sai aru, vaata, et ta ütles, et Villa, aga me oleme tegelikult Armastuse maleva teise hooaja avaüritusel ja siis ta oli mingi, et Laura ütles, perse, ma vist ei ole tohtinud seda öelda. Villa ei ole nagu, see ei ole kodumaine saade, nii et selles mõttes nagu... Mis mõttes ta ei ole kodumaine saade? No see on lihtsalt eesti keeles räägivad mingi õlitatud poldid, nagu see ei ole Eesti nagu reaalsus. Et nagu see Armastuse malev on ikkagi nagu kodumaine, see on maakohas tehtud, see on õige asi, vaata. Et see pole nagu, see Eesti rahvale ei lähe see Villa, ma arvan, nii hästi peale. Ja mis ma siin ütlen, et see ei ole kodumaine saade, seal on õlitatud poldid. Siin on nagu isegi midagi nagu raske vastu vaielda, see on nii fucking debiilne. Ja see ongi kurb selle puhul, et see ei ole Eesti reaalsus. Eks see tähendab seda, et meil ongi ainult mingisugused mingi kuradi täpselt sellised inimesed, kes on mingi tüdrukute õhtutes või mingisugustes muudes saadetes. Et meil ei olegi kunagi seda standardit olnud, et meil ongi tegelikult räigelt ilusad inimesed siin Eestis ja ka väga normaalsed inimesed. Et ei ole need venad nagu seal tüdrukute õhtus, kes mingi 50 liitrit nädala peale ära joovad, kanget alkoholi. Et see ongi kurb, et üldse siuke lause kõlab tema suust, et see nagu, see ei ole Eesti reaalsus. Tegelikult seda lihtsalt ei ole tehtud ja tegelikult ta võib vabalt olla Eesti reaalsus. Sander on lihtsalt butthurt, et ta Villasse sisse ei saanud. Sa proovisid sisse saada? Ei proovinud, Laura lagi proovinud. Ma ei läheks elu sees mingit Türki sinna six-packi näitama. See ei paku üldse pinget. Ma võin selle tekitada. See ei ole üldse probleem. 2 nädalat trenni ja ma olen six-packiga olemas. päris kurb, kui siis enda nii-öelda siis kamraadid ka sulle niimoodi puid panevad, et kuule mees, nagu chillax mees, sa oled lihtsalt natuke kade, vaata. Ja bro, 2 nädala six-packi jutt, see on nagu biggest cap ever, lõpeta ära. 2 nädalat ja six-pack, eriti sinu praeguses konditsioonis, ma ei tea. Aga ühesõnaga, mina siis, nagu te teate, ma asju nagu niisama taast ei jäta. Ja siis ma tegin sellise tweedi, kus ma siis ütlesin, Sanka üritab kõike selle jaoks teha, et ole veel relevant prof, sa poleks esimesest voorustki edasi pääsenud, mis on tõsi, ei olekski edasi pääsenud, ma ilmselt oleks juba nagu nime pealt ju kas või vaatanud ja siis ma oleks isegi pilti lahti teinud, kui ta oleks seal olnud. Ja siis see on Elu24 kirjutas, Kroonika kirjutas sellest ja mulle meeldib siin Elu24 see pilt, sest minu pilt ja Sanka pilt, kus ta näitab fuck'i ja mingi fire mingi asi taga, nagu me põleb siin kõik, vaata. Ma siis kommenteerisin seda ja siis oli ka see, et Sander, ma lihtsalt tsiteerin siin Elu24 siis, et Sander ei suutnud mitte vaiki olla ning õigustas end Instagrami postituses, kinnitades, et ta ei taha sotsiaalmeedias relevantne olla. No jälle, nagu ma ütlesin, siis sa oled endiselt igal pool aktiivne, sa käisid just mingisuguses fucking õhtusaates. Kas mina või mõni luksusauto? Mulle meeldivad odavad rondid, nii et ma võtan sinu. Mine sa ka perse, Rais! Kui sa ei taha relevantne olla, siis sa oledki lihtsalt, paned profiili kinniseks ja lihtsalt teed sõprade jaoks seda asja. Ja nii lihtne see ongi. Sa ei saa sellega vaieldana. Ja see, et ma ei ahi kuul, no come on, bro. Nagu sa, see on nii absurdne väide, ma lihtsalt ei suuda. Sotsiaalmeedias keegi olla on kõige mõttetum amet, mis olla saab, kirjutas Sander lisades, et artikli pealkirjast ei tasuks suurt tüli teha. Ja selles mõttes, eks ta ongi raske, kui sa teed oma põhilausega merchi ja see müüb mingi 5 pusa, millest 1 andsid mulle. Eks ta ongi raske see, aga tegelikult ma vaidleks vastu. Sotsiaalmeedia tegelane olla on päris lõbus. Ilma selleta ma ei oleks siin, kus ma praegu täna olen. Ma ei reisiks nii palju, mul ei oleks nii palju tuttavaid. Nii et selles mõttes see on täpselt nii, kuidas sa ise teed. Ehk siis, kui sa lihtsalt pärast maleva saadet kadusid ära, mitte sellepärast, et sa tahtnud pildis olla, vaid lihtsalt sul ei olnud millegagi enam pildis olla. See ei tähenda, et sa pead kohe ütlema, et sotsiaalmeedias siis keegi olemine on mõttetu. Ja Kroonika muidugi pani sõnu suhu jälle. Ka võib vastu vaielda, sest et mitte keegi ei käskinud seda öelda ja sa täpselt ütlesid seda, mis sa ütlesid. Mina olen ka Kroonika süüks palju asju ajanud, aga siin osas nagu seda ei saa Kroonika süüks ajada. Ja tüli ei lõppenud seal, Andrei tegi Sandri loost järjekordse kuva tõmmesini ka seda enda jälgijatega Twitteris. Twitter on viimasel ajal luugama läinud küll ja mingi follow'ga mind seal ka. YouTuber õigustab enda öeldud Sandri kohta järgmiselt. Käis maleva saates ikka aktiivne Insta süüdnimi maleva
Maleva Sander käib meediaüritustel, kus trashib mu saadete selle inimesi ja siis veel ütleb, et ei otsi kuulsi taha relevant olla, ärka üles. Nii ongi, siin ongi vahe see, et selles Kroonika intervjuus ta vaata minu kohta ei olnud midagi, aga ta nii-öelda siis lihtsalt mitte kuskilt, me oli siis minu saatega ja nende inimestega. Mulle ei meeldi selline asi ja ma lihtsalt avaldasin arvamust. Sorry, aga nii on asjalood. Sander vastas tema postitusele kiirelt ning jagas Andrei Uut-Säutsu taaskord enda Instagrami kontol lugu poisist, kelle habras ego, kuna viimased aastad olnud ümbritsetud meestega, kes ei julge kritiseerida oma sõpra, kellelt kasu lõigata, kirjutas oma postituses. Eks nüüd me läksime siis nagu minu elu peale. Me ei räägi nüüd enam villast, me räägime siis lihtsalt nagu minust. Või ta räägib. Sander jätkas teemaga enda Instagrami kontol ning kirjutas järgmises postituses, et selle asemel, et Andrei solub ebaolulise 15-minutisele kuulsusega Maleva Sandri kriitika peale, võiks mees endale munad kasvatada. Ma saan aru, et sind on ära hellitatud, et keegi ei julge kritiseerida Eesti meediamastiku kuldse poisi teemasid, aga nagu sa ütlesid, ärk üles. väga nonsense lause. Aga vaat, siin ongi nagu see teema. Kas see oli nagu kriitika või kas ma saan nagu kriitika terminist teistmoodi aru või? Et kui sa kritiseerid, siis sa ikka nagu, see saade võiks nagu alustuseks väljas olla, aga sa nagu paned puid ja samast võiks ju tuua mingisuguseid, et sa annad nõu, et kuidas asja paremaks teha. Või mingi siuke. See ei olnud otseselt ju kriitika, see oli lihtsalt, et õlitatud poldid ja see oli lihtsalt nagu mõttetu surumine, kind of, ei või? Või kas ma saan nagu valesti aru või? Ja siis Elu24 võttis Sandriga nagu ühendust, et uurida, miks on meeste vahel selline vaen tekkinud. Seva solus mu kommentaaride peale, mis ma Maleva teise hooaja esilinastusele ütlesin, võrreldes tema saadet Malevaga. Ma ei hakka midagi ütlema. Kohe oli vaja Twitteris hakata maha tegema, sest hea lihtne ju. Ma ju poleks esimest voorust edasi saanud ja naerab Sandre, kes tunneb, et tema lihtsalt avaldas arvamust ning vastas küsimusele ausalt. Väga õige, selles mõttes võib alati ju arvamust avaldada ja võib alati midagi öelda, aga samas ole valmis, nagu ma ise oma asjadega olen alati teinud, et ole valmis, et lihtsalt inimene siis reageerib vastu või ta ütle midagi vastu. Et see on nagu see case. Ja ma olen 100% kindel, et me tegelikult pidime ka sinna Maleva sinna teise hooaja avaüritusele minema, aga me lihtsalt ei jõudnud sinna. Ma olen 100% kindel, et mees, sa oleks mulle elu sees seda nagu näkku öelnud. Sa oleks täpselt ise küsinud mingite asjade kohta, mis seal villas toimusid. Ja mees, ma õigesti mäletan, või see on suht 100%, aga sa vist isegi aitasid ühele sõbrannal castingu videot teha. Mees, millest me räägime? Ehk siis mind häirib, kui see kõige rohkem, et kui meid seal kohal ei ole ja siis on mingisugune kõvatamiskoht, et siis sa nagu ütled seda kaamera ees ja Kroonikale. Aga tegelikult päriselus nagu meile, kui me oleks neist Robiniga seal kohal, sa oleks mitte midagi meile öelnud. See nagu mind häirib kõige rohkem. Uurisime, kas Sander tõesti tunneb, et Andrei sõbrad ei julge teda kritiseerida. No aga nii on kahjuks. Ta on ära hellitatud ja arvab, et kui keegi teda ei kritiseeri, siis on kõik tal hea ja hästi tehtud. No selles mõttes on super, et sa kuskilt nüüd oled lambist mind tundma õppinud või nagu sa tead, mis minu elus toimub. Et see on nagu äge. Et okei, sa nagu villa nagu mingisugused pildiliselt näed ja sul tekib mingi arvamus, okei, aga kui sa hakkad nagu lambist nii mind trashima, kui ka minu sõpru nimetasin neid meesteks, et nagu see on natuke veider. Ma lihtsalt ütlen nagu ausalt, et ma arvan, et kui mul poleks neid mehi, kes mul praegu kõrval on, nii-öelda tiim ja kõik sõbrad, ma reaalselt, ma oleks juba ammu, ma arvan, cancelled või nagu mingi bardakk mul kindlasti oleks. Et nagu ilma nende meesteta ma ei oleks siin. Ja mu mehed on just vastupidi kõige fucking suuremad kritiseerijad. Ühesõnaga, see on nii fucking debiilsus, et sa lihtsalt hakkad mingid luulusid välja mõtlema minu sõprade kohta ja minu seltskonna kohta. Kuid miks keegi Andreid üldse kritiseerima peaks? No alustame sellest, et minult lihtsalt küsiti, vastas Sander, kes tunneb, et tema ei olnud tüli algataja. No ega siin lõpuks ei olegi ju tegelikult nagu, ega ma ei taha ju ka tüli, lihtsalt ma vastasin sulle oma fucking arvamusega, et sa, bro, et mida sa trashid, sa ei oleks nagu isegi nagu esimest voorust edasi saanud ja nii lihtne oligi, et keegi ei palunud seal edasi minna. See on nagu loogiline. Teiseks, kui nüüd ta siin alustas sellega, et ennast pidevalt tituleerib maaletoojaks ehk teeb maha ja kritiseerib inimesi, kuna ta on ju neist üle, siis oleks talle endale väikest reaalsuskontrolli vaja, vastas Sandre. Sevakin on ära tõusnud, kriitikat võiks taluda ikka. Maaletooja ehk teeb maha ja kritiseerib, no see kindlasti ei tähenda seda, aga maaletooja ma siis eeldan, et sa nagu, et ma kutsun siis, teen nagu neile reaalsuskontrolli, et tulge maa peale tagasi. Seda ma teen, aga ma ei ole seda, vähemalt enda arust ma ei ole
tituleerinud ennast niimoodi. Keegi ei ole öelnud, et ma olen ka neist üle, see on jälle sinu väide. Ja reaalselt ära muretse, mul on alati reaalsuskontrollid. No. Mul on alati reaalsuskontrollid, ükskõik mis elulises faasis mul on, ma olen alati seal, kus ma peaks olema. Ja see vaak on ära tõusnud, see on vana hea lause, kui keegi julgeb sulle nagu midagi vastata või veits karmimalt öelda. Ja eriti, kui ma olen nagu sellises faasis, kus ma olen, ja kui ma midagi ütlen, siis ta mingi, see mees on räigelt ülbe, ta on räigelt ära tõusnud. No nii ei ole, lihtsalt ma vastasin sulle nii, kuidas ma alati kõikidele vastan. Ja kriitikat võiks taluda ikka, see ei olnud jällegist kriitika, see oli lihtsalt täiesti random koha pealt puude panemine, mida sa poleks elu sees Irl mulle nagu öelnud. Et siis nagu see ongi see probleem, et kui oleks päriselt kriitika olnud ja kui päriselt oleks episood väljaski veel, sa ei ole näinud isegi, mitte keegi ei ole näinud veel seda asja. Et kui siis ka, kui pärast seda oleks nagu mingi selline kriitika olnud, et esimeses epsis nad lubasid seda, ei olnud seda, aga tegelikult võiks seda paremaks, siis oleks nagu kriitika olnud ja ma oleks mingi mees, aitäh sulle selle eest, ma vaatan seda edasi, mis ma sinu kriitikast võtan. Ja see, kui ma vastan nagu mingil määral sinu mingisugustele väidetele või nii-öelda öeldule, see ei tähenda, et ma ei talu kriitikat. Ma talun seda väga hästi, see on mu elu, mul on iga päev, ma elangi kriitika sees, aga lihtsalt nagu kui sa ütled fucking debiilsusi ja ma sellele vastan, see ei tähenda seda, et ma ei talu kriitikat ja veel vähem, et ma oleks nagu solvunud. Ma lihtsalt avaldan oma arvamust sulle vastu, aga tundub, et ei saa sellest aru. Ma arvan, et tema tweetidest on näha, et tal muud minu üle hoida pole kui see, et ma olen ebaoluline. Ausalt, mul on tegelikult suht suva, mida sa teed või mis sa oled teinud, aga ma ei pane ennast kõrgemale kui teised. Ma olen alati nagu väga-väga humble ja seda teavad suht kõik. Ehk siis mind lihtsalt võib-olla ei huvita, mis sa teinud oled, aga see ei tähenda, et kas siis mina või sina, kumb oleme üksteisest paremad. See, et ma saates käisin raha võitmas, ei tähenda, et ma tahan sotsiaalmeedias olla keegi rohkem, kui ma enne saadet olin. Sellest me juba rääkisime. Sandri sõnul ei lase ta sellele end heidutada ja teeb oma asja edasi. Aga eks tema maailmas sa pead olema relevantne, et olla keegi, naerab Sander. Kui see tal ära kaob, siis kogu maailm variseb kokku. Tegelikult see on päris huvitav teema. Selles me just mingisugune paar päeva tagasi või mingi nädal tagasi rääkisime sõpradega, et vaata see just nagu see meelelahutusmaastik on ju. Et see on nii kuradima suur, et isegi, eriti kui sa oled nagu töötanud juba siiamaani, näiteks kus maama nii-öelda karjääris olen, siis kui sa võtaksid mul näiteks homme lihtsalt kõik mingid YouTube'id ja Instad ja mingid siuksed asjad ära, ma ei saa enam nagu videoid teha, siis ma ikka leiaks mingisuguseid asju, kuidas siis, ma ei tea, raha teenida või nagu elatist teenida või kuskil käia või olla, et see, et mul see YouTube on nagu põhiasi, see on lihtsalt juba nii kaugustesse arenenud, et see ei ole nagu enam ainult YouTube. Siin on mingisugune 5-6 erinevat asja, millega ma juba veel lisaks, või tänu tegelikult YouTube'ile tegelen. Reaalselt, kui nagu ära võtta see YouTube'i kogu see teema praegu, kui midagi peaks juhtuma, siis ma kohe kindlasti hättajaks. Nii et nagu see on ka täiesti absurdne väide, et minu maailm peaks kokku varisma. Või selles mõttes, et ta on nagu habras. Ta on habras ja väga paljudel ongi raske, kui sa oledki siis sotsiaalmeedia tegelane, see on raske nagu läbi lüüa ja kui paljudel võetaksegi näiteks, kui sa oled mingi Instagramis, ainult Instagramis oled seal rindel, ja siis sul, ma ei tea, konto häkitakse ära või midagi juhtub, ongi kõik, et ongi raske vaata, aga lihtsalt ma arvan, ma olen endas väga kindel ja ma arvan, ma olen väga heas faasis, kus ma juba on see, et kui YouTube'iga peaks midagi juhtuma, siis mul on veel mingisugune 5-6 erinevat varianti, mis omakorda veel laiendaks seda asja edasi, nii et ma sellepärast üldse ei muretseks ja ma väga tore, et sa minu pärast muretsed, Sander. Sander loodab, et tema viimane jutt jõudis Andreile kohale ning sõnab, et meelelahutaja peaks äkki ise maha rahunema ja kriitika alla neelama, sest oleme ausad, mitte keegi ei julge kritiseerida teda. No jah, see ikka päris paljud kritiseerivad mind, selles mõttes sellega on nagu hästi kõik, aga mis jutt peaks mulle kohale jõudma? See, et sa lihtsalt väidad, et mul on mehed, kes kasutavad mind ära ja kunagi ei kritiseeri mind. No seda ma tean ise ka väga hästi, et see ei ole nii. Ma ei istuks siin, kui mul ei oleks neid mehi, nagu ma enne rääkisin. Et nagu see nagu, mis osa sellest jutus mul peaks jõudma kohale? Ja mis kriitika ma sulle alla neelan? Et see ei ole eestimaine saade või? On küll, seal on õlitatud, mis see fraas oli? Poldid või? Õlitatud poldid. On siis on, ilusad inimesed, kõikidel on six-packid ees, mis ma veel ütlen? Ja muus osas, ma tõesti ei tea, mis asi mul veel peaks nagu kohale jõudma. Ja mingi kadeduse jutt, issand jumal, mis ma ei jaksa sükest asja kuule, mille pärast ma peaks siis Sandri peale kade olema? Mille pärast? Et mul ei ole garaažis mingi pool lagunevat bemmi või nagu ma ei saa aru. See ongi kurb vaata sellega, et kunagi sa ei saa nagu otseselt väga vastata
inimestele või nagu midagi nagu välja öelda, kui keegi midagi on öelnud, onju. Et siis alati on see, et sa ütled ja siis on mingi, sa oled kade ja sa oled see, eriti kui sa veel nagu teist korda ka midagi nagu ütled, siis on sa eriti, et issand jumal, et sa oled nii kade ja miks sa nii ütled ja sa ainult temast mõtled ja blä. Ma lihtsalt astusin enda saate kaitseks välja ja enda inimeste kaitseks välja. Mind see absoluutselt ei solvanud, ma ei ole mingisuguste asjade peale kade, see on täielik absurdne jutt lihtsalt. Lõpetuseks minu teise tweedi all vist kommenteeriti, et meedia tõmbab teie mõlema niite praegu kenasti, te tantsite ka ilusti, that's at least what I observe here. Väga fair, aga ma ei tea, kas sa oled kuulnud, aga mul on väike saade tulemas. Kõik see on väga hea. Ükskõik, mis kirjutatakse, on väga super, nii et aitäh teile tähelepanu eest ja ma arvan, see väike seik ka tegelikult teeb nii-öelda siis asja natuke lõbusamaks ka teie jaoks. Aga ühesõnaga jah, ma suren varsti pokkeris, ilmselt ma panen all in, siis ma saan vähemalt natuke Maltat nautida, vaata. Aga ühesõnaga, teie olete tublid, loodan saite väikse seletuse sellele väiksele draamale, mis siin oli. villatv.ee 3. oktoober, pange kirja ja näeme varsti. Tšau, paka!